Tere kõigile, Müstik Merliia siin. Sa vaatad podcasti Peegeldused, kus me räägime alateadvusest, alateadlikest programmidest ja mustritest ja enda reaalsuse teadlikust loomisest. Ja täna on meie podcasti alapealkiri holograafiline meister. Me räägime holograafilisest meistrist. Nii et Müstik, kes on holograafiline meister? Või Holograafiline meister. Jah, et võtame selle siis pooleks, räägime kõigepealt, mis see holograafiline või mida see tähendab. Et mis see hologramm on? No kindlasti inimesed on ju kokku puutunud selle mõistega hologramm ulmefilmides ja on hologrammid tähesõdades, kuidas inimene räägib ja see on kolmemõõtmeline ja ütleme selline hologramm. No, füüsikas on hologramm selline kolmemõõtmeline kujutis, luuakse lasertehnoloogia abil ja ütleme selline ilma liigsetesse detailidesse laskumata võib öelda, et ta on nagu selline, see põhimõte või põhiprintsiip on see, et justkui iga see hologrammi osa sisaldab informatsiooni kogu pildi kohta. Noh, piltlikult öeldes, et kui seal on õun, siis iga see osa sisaldab nagu terve õuna pilti ja siis iga osa siis kuvab nagu ühte osa sellest pildist justkui, samal ajal sisaldades ka kogu projekti. Et põhimõtteliselt, kui me teeks selle hologrammi justkui siis tükkideks, siis iga tüki seest me leiaks nagu kogu pildi, kogu selle terviku kirjelduse. Noh, mis võib-olla analoogia oleks inimene, me ise. Et piltlikult öeldes igas rakus on meie DNA, mis justkui sisaldab kogu meie projekti, meie keha projekti. Ja see DNA on justkui igas rakus, ehk siis justkui meie projektidest on, ma ei tea, kui palju neid rakke on, miljardeid, ühesõnaga meil on miljardeid koopiaid iseendast ja iga rakk saab justkui sellest projektist siis justkui juhendid, milline tema peaks olema või mis rakk tema peaks olema. Et siis ta võtab sealt projektist jälle oma rea ja ahah, mina olen naharakk, mina olen ajurakk. Ühesõnaga, seal on juhised, aga kogu projekt on nagu justkui igal rakul olemas, lihtsalt iga rakk saab mingile jupile ligi. Mhm. Ja kui me nüüd seda justkui, mida siis, mida see siis nagu, nagu vaimses töös või vaimsete seisundite maailmas või meie emotsioonid ja tunded ja mõtted, kuidas see holograafiline põhimõte seal väljendub. Seal on ka justkui niimoodi, et iga meie nagu kogemus, eriti kui ta on olnud intensiivne kogemus, aga põhimõtteliselt ikkagi iga kogemus, jah, mis iganes kogemus, mõjutab justkui järgmisi kogemusi. Seal sees on see holograafiline info, näiteks, et minu suhe naistega sisaldab holograafiliselt minu suhet emaga kindlasti. Kui ma ei ole seal teadvustanud, mida see endas sisaldab, siis see võib põhjustada mulle erinevat moodi kannatusi ja segadusi, sest ma ei pruugi aru saada, miks naised nii käituvad, miks nad mulle nii teevad, nagu nad teevad, või miks mina käitun naistega nii, nagu ma käitun. Ühesõnaga, mida rohkem ma seda teadvustan, seda vähem on sellel alateadlikul holograafilisel seosel mõju minu üle. Mida rohkem ma teadvustan, siis seda rohkem ma saan nagu teadlikult, meisterlikult, holograafiliselt meisterlikult oma suhteid partneriga või suhteid naistega nagu ise juhtida või meestega. Et Mhm. see oleks justkui minu arusaamine sellest holograafilisest meistrist või hologrammist, holograafilisusest. No ja sõna meister ju tähendab seda, et meister on keegi, kes on milleski justkui nagu saavutanud selle valdamise. Et noh, näiteks inglise keeles sõna mastering tihti tõlgitakse valdamine, ehk siis ta on saavutanud mingisuguse, ta on kätte saanud selle koha, kuidas teatud asja nii-öelda siis juhtida. Ja Noh, siis juhtida, jah. holograafiline meister siis võiks olla see, kes siis suudab juhtida oma nii-öelda põhimõtteliselt kogu oma projekti nii-öelda siis oma nii-öelda süsteemi
oma energeetilist süsteemi, oma füüsilist, emotsionaaltasandit, ühesõnaga kogu seda tervikut. et noh, et igat tükikest siis on ju, mis sisaldab endas seda kogu tervikut. et ma arvan, et seal on nagu väga oluline märksõna just see teadlikkus, et ma olen, et kuidas sa üldse saad juhtida või vallata midagi, sa pead sellest olema teadlik. et miks me inimestena tihti nagu lähevad meil asjad nagu keeruliseks elus või lähevad nagu lappesse, ongi lihtsalt see, et me kogu aeg, me liigume hästi palju autopiloodil ja me ei teadvusta, miks me midagi teeme. et miks ma mida teen. ehk siis, et, et esimese asjana, et ma üldse hakkaksin juhtima, saan midagi juhtida, ma pean sellest teadlikuks saama, mis üldse nagu äh, nii-öelda ei tööta praegu. ehk siis ma hakkan teadlikult kõigepealt jälgima, vaatama ja siis ma saan juba edasi sealt minna loomise peale, et noh, et kui ma juba äh, nii-öelda tajun, mis see siis tervik on ja kõik need osakesed, eks ju, siis ma saan selle meisterlikkuse kätte, et ma saan hakata kõike ise juhtima. Ja noh, nii-öelda siis lihtsamas keeles võib-olla, et ma ei ole enam see ohver, kes laseb lihtsalt oma elul juhtuda, vaid ma hakkan ise oma elu juhtima ja ma tõesti jõuan sellesse kohta, et ma saan aru, et ma olen kõike ise loonud. Ja see võib alguses olla küll jah, nagu hirmutav, et appikene, et kui ma olen nii võimas looja, mida kõike ma nüüd loonud olen, ma olengi ise loonud võib-olla, mida ma justkui ei ole tahtnud. aga kui sellest kohast nagu veel edasi minna, siis tegelikult ma saan aru, et kui ma olen selle kõik ise loonud ja kui ma nüüd muudan oma taotlust, oma visiooni, oma tähelepanu, siis ma saan hakata teadlikult ju juhtima, mida ma tegelikult tahan. sest ma nagu olen need autopiloodi kohad teadvustanud ja ma olen teadlik ja ma hakkan nüüd teadlikult looma. et siis noh, et need alateadvuse mustrid enam ei juhi mind, vaid mina juhin oma alateadvust, et see on minu jaoks see nagu holograafiline meister. ja nojah, võib-olla ka see, et see on justkui, et on nagu selline oskus nagu ära tunda, et siin on mingi muster või uskumus. noh, et juba see on juba võib-olla niisugune meisterlikkuse juba esimene sümptom või selline märk, et oot-oot-oot-oot, et miks ma emotsionaalseks läksin praegu või miks ma tundsin ennast ohvrina siin olukorras, et mis siin on, et võib-olla see oli ebaõiglane olukord ja võib-olla see oli fakt, aga ikkagi, miks mu reaktsioon tekkis, on ju, miks ma ei lahendanud seda olukorda kuidagi niimoodi rahulikult või enesekindlalt või lõdvestunult või miks ma üldse hoidusin selle lahendamisest, et noh, et siis, et ütleme, see siis meisterlikkus ongi, et meister justkui õpib neid mustreid kõigepealt üldse märkama, aktsepteerima, et need on olemas, et ma märkan, sest muidu on nii, et noh, keegi ütleb, et kuule, kas sa, ei, mul küll niisugust asja, ei, ma ei ole, on ju. Et ma aktsepteerin, et jah, selline asi on minu reaalsuses. Ja, ja siis võib-olla järgmine samm on teadvustada see, et ma olen ise loonud seda, see ei ole nagu niisugune mingi enda süüdistamine või noh, et appi, miks ma endale, kuidas ma nii, et see on lihtsalt teadvustada, et see oli selline protsess, ülekandeprotsess selleks, et ma ei tea, saada aktsepteerimist oma sünnipereliikmetelt või emalt või isalt. Ma aktsepteerisin ka seda kultuuri või seda mõtteviisi või hoiakuid, uskumusmustreid. et mitte see, et ma olen süüdi, et ma need salvestasin, aga lihtsalt teadvustan, et selline protsess toimus ja teadvustan seda, et kui see nii ladusalt käis, see programmeerimine, põhimõtteliselt justkui mööda minnes, ilma et keegi oleks mingit programmeerimise rituaali korraldanud, vaid lihtsalt elades koos nende inimestega, kogedes neid, tajudes neid, et põhimõtteliselt on võimalik ka päris lihtsalt see ümber muuta, ümber programmeerida ja luua siis justkui uus projekt, uus programm, kus oleks siis sellised nagu harmoonilised sagedused sees seal projektis.
et teadlikult valitud, mida ma tahan, kuidas see oleks. ja enamasti, kui sa küsid inimeste käest, mis sa tahad, siis noh, ma ei tea, võib-olla mõne mustris ütled, et ma tahaks rohkem vägivalda ja rohkem kannatusi, aga üldiselt noh, kui küsid inimeste käest, mida maailmas võiks rohkem olla, ikka öeldakse neid samu asju, võiks olla rahu rohkem, koostööd, sõbralikkust, üksteisega arvestamist, empaatiat. Öeldakse ikka enam-vähem samu märksõnu, ehk siis põhimõtteliselt meie hing teab, mis see harmoonia on või püüdleb sinnapoole. aga siis, et mis meid siis takistab, ongi need justkui need programmid, kompleksid, programmide kompleksid. ja meister õpib siis neid, meister on see, kes suudab neid muuta, julgeb neid märgata, julgeb minna nii-öelda, võtta sellel, kuidas öelda siis, sellel kaane pealt ära, sellel kanalisatsioonikaevul ja siis minna taskulambiga uurima sinna, et noh, mis seal siis toimub, et miks see energia ei liigu jah. miks vetsust alla ei lähe kraam, on ju, julgeb minna sinna surkima kättpidi ja vaatama, et kus see või ummistus võtta on need tekkinud. juuksekarvad sealt trapist ära. ja võtta juuksekarvad sealt trapist ära, et energia liikuma saaks. Mhm. et ja, midagi sellist. jaa, noh, sellepärast, et kui nüüd nagu noh, täpsemalt, et sa ise rääkisid täna nagu väga hea näite selle, kuidas need alateadvuses need programmid, kuidas nad on hästi omavahel seotud. et noh, et kui me näiteks räägime, on ju, suhete teemal, siis enamus sessioonides, mis ikkagi nüüd noh, me teinud oleme, tulevad esile need kohad, et enamasti me ei võitle mitte partneriga, vaid noh, Mõtled tegelikult suhtesessioone, suhtes ja jah. et vaid ikkagi nagu mudeliga, mida me kogesime kuidagi väiksena ema-isaga või me nägime pealt ema-isa suhet või siis noh, et või seal ei olnudki suhet. või noh, ühesõnaga, et tegelikult need mudelid ja seosed tulevad noh, niimoodi täpselt niimoodi elu erinevatesse valdkondadesse kaasa ja puudutavad noh, palju teisi mudeleid ka et kõigepealt nagu seda kaardistada, et noh, mis seosed on missuguseid mudeleid loonud ja millised mudeleid on milliseid seoseid omavahel loonud, et noh, kõik on hästi ühendatud omavahel, mis ongi nagu hologrammi mõte või holograafiline pilt, eks ju. et noh, et sul on võib-olla mingi üks mudel kuskil tekkinud, aga tegelikult see sarnane mudel mõjutab mingit teist eluvaldkonda ka omamoodi. et noh, Mhm. kõik on, et alguses tasub seda nagu kaardistada, kuidas kõik on omavahel seoses, kuidas on midagi tekkinud ja siis hakkab mingi pilt tekkima ja siis hakkab nägema juba, et mida siin nendes alateaduse mudelites siis tuleb muuta, kuhu tuleb uus vaatenurk sisse tuua, enamasti nii-öelda selline nagu armastus, armastuse tunne, et see nagu on see, mis nagu muudab, ehk siis, et sa muudad lõpuks oma vibratsiooni, sa muudad oma energia ja siis hakkab ka nagu kõik minema nagu füüsilisse tasandisse, sest kuidas mõttevormid on nagu tekkinud. noh, et ühesõnaga hakkadki nägema, kuidas kõik, absoluutselt kõik on omavahel seotud. Mhm. no jaa, see, seda noh, ju kvantmaailm nagu justkui räägib ka, et mingid osakesed, mis on koos, nad viiakse lahku, ütleme katse käigus ja nad liiguvad, käituvad nagu sarnaselt ja isegi niimoodi käituvad sarnaselt, et justkui oleks välistatud, et nende vahel saaks mingi info liikuda, sest see nagu toimub nagu momentaalselt, et kui noh, et muidu võiks olla, et äkki nad suhtlevad kuidagi omavahel, noh, võib-olla suhtlevadki, aga lihtsalt tänaste mõõteriistadega pole suudetud seda kindlaks teha, kuidas nad suhtlevad. no ja siis sa mõtled, et kui seesama mudel tuua nagu inimsuhetesse, et kui keegi on oma nagu põhilise kujunemise aastatel, näiteks beebi ema kõhus, raseduse ajal, sünd, esinemised, olulised kujunemise aastad, kus luuakse baasmudelid justkui isiksusele, on kogu aeg emaga koos ja ka isaga, siis, siis noh, pole ime, et pärast lahku minnes justkui inimene elab täiskasvanud elu, ema elab justkui oma elu
endiselt oleks just nagu veel mingi seotus, nii-öelda energeetiline seotus ja inimene peab nagu kasutama täiesti oma nagu teadlikkust ja fookust, et suuta luua oma elus mingi uus kogemus, mis ei ole nii otseselt nagu lingitud ema külge või isa külge või oma sünnipere kogemuse külge. Tundub nagu, et ah, mis seal siis ikka on ja sain teada, kuulsin mingi seminaril, keegi rääkis sellest, noh, nüüd teen teistmoodi. noh, praktika näitab, et see on ikkagi töö, nagu pikk ja põhjalik konteksti kaupa töö, et ahah, okei okay, söögi tegemise juures ma tohin nüüd teistmoodi käituda, kui lapsepõlves tehti. ma tohin teisi sööke teha, ma tohin teistmoodi suhtuda sööki, söömisesse tohin teistmoodi suhtuda, noh. ja nii edasi ja nii edasi, igasugused tegevused, kontekstid. jah, see on need, põhimõtteliselt jah, siin ei olegi nagu mingeid piiranguid sellele, millised kontekstid, noh, siin no kõik, mida me ja elus kogeme põhimõtteliselt, et pole mõtet vist millest isegi. meie elu üldse koosnebki või reaalsus, millest koosneb, Jah. et, et meile tundub, et mina juhin neid. noh, ja mingis mõttes juhingi, aga noh, siis kui mina juhin neid, siis noh, ütleme kontrollküsimus võiks see, et kui mina juhin oma suhet, miks mul on suhtes siis probleemid on? sest Mhm. kui, kas ma juhin, et oleks mul probleeme, ma tahaks probleemide suuna ennast ju ei taha ju. ma tahan või kui mul on rahaga probleemid, kas ma siis juhin seda valdkonda, kui seal on probleemid? kui mul on tervisega probleemid, kas ma siis tegelikult juhin oma tervist? või see lihtsalt kuidagi juhtub, ma ei tea, miks. noh, et kui keegi arvab, et ta juhib, siis järelikult tema elus on kõik hästi, tal on rahaga hästi, tal on suhetega hästi, tal on tervisega hästi. noh, kõik on niimoodi ilusasti balansis, tasakaalus, ta naudib elu maa peal on paradiis. noh, palju neid inimesi on, kes suudavad seda niimoodi öelda niimoodi käsi südamel, et minu reaalsuses see tõesti on nii. noh, Mhm. et pole näinudki ühtegi. Jah, jah. aga no ikkagi on vähemalt päris palju neid, kes on nagu endaga tööd teinud ja kellel väga paljud valdkonnad on läinud paremaks, et see on nagu jaa, absoluutselt, võimalik, jaa. aga see on kindlasti nagu oluline endaga siis nagu ikkagi nagu noh, ma ei tahaks ütelda tegelikult, et teha tööd, aga ikkagi see nagu valmisolek või tahtmine ikkagi nagu vaadata enda neid Mm. teemasid, nagu ausalt vaadata, ennast et ausalt mis siis vaadata, jah. toimub. Ja, et see on ka tegelikult üsna haavatav koht, et ennast ausalt vaadata. aga sellepärast me teemegi nüüd sügisest kursuse, nüüd tuleb mille reklaamiplokk või? ja nüüd tuleb reklaamiplokk, mille nimi ongi holograafiline meister, kus siis nagu on nagu samm-sammult liikumine poole aasta jooksul sellest nii-öelda, et ma lasen elul juhtuda sellest, et ma juhin nüüd oma elu, et kuidas nagu seda teha. ja et aga ma tahakski paar sõna nagu siin sellest rääkida, et kuidas meie enda elu on muutunud, et jah, mismoodi räägi, meie mul oleks ka oleme huvitav seda kuulda. teinud. Et kui ma mõtlen enda peale näiteks 5 aastat tagasi, ma olin juba selleks ajaks tegelikult päris palju endaga tegelenud, igasugustel kursustel käinud, metsikult eneseabiraamatuid lugenud ja no ma olin kindlasti väga-väga palju paremas kohas. aga ma ütleksin, et ütleme, viimase 5 aasta jooksul on tegelikult toimunud minus mingi selline suurem muudatus, sest ma hakkasin tegelema süsteemsemalt nagu vaatama oma erinevaid teemasid ja alguses ma tahtsin öelda, et ahah, et minu elu on muutunud väga palju just sisetasandil, see tähendab minu enesetundes, kuidas ma ennast enda elus tunnen, kuidas ma tunnen ennast igapäevases elus, et see on nagu täiesti muutunud, et kui ma ennem ikkagi nagu olin väga tugevalt selles noh, ohvrimustreid on hästi palju erinevaid, aga mul oli väga tugev see teistele inimestele nagu meele järgi olemine, et nagu sinnamaani, et ma nagu täiesti kaotasin iseennast, kaotasin, noh, põhimõtteliselt ma panin nagu, jätsin ennast täiesti viimasele kohale, ütleme siis niimoodi. siis praegu on, ma juba isegi kohati olen selle nagu ära unustanud,
et kui keegi räägib mulle nagu oma kogemusest, et tal on see praegu, siis mul tuleb meelde, see on ju väga tuttav, et ma olen tegelikult seda ju kogenud, sest praegu ma enam ei tee enda arvelt niimoodi asju. mitte, et ma oleks ka nüüd, ma ei tea, väga ülbe, aga mul on tekkinud täiesti uus enesekindluse koht, et noh, 5 aastat tagasi ma ei oleks suutnud isegi siin võib-olla rääkida siin niimoodi videokaamera ees, niimoodi lihtsalt iseendast, eks ju, et ja praegu mul ei ole nagu mingit, mul on suht mugav seda teha, mul ei ole nagu mingisugust sellist, et ma ei julge avaldada nüüd enda, mis minu sisemaailmas toimub. et ja aga samas tegelikult see muutus ei ole toimunud ainult sisemaailmas. tegelikult on järgi tulnud ikkagi ka füüsiline maailm, et ma nii kaua unistasin sellest oma majast, kuhu me kolisime sisse nüüd 3 aastat tagasi. okei, ta ei ole täiesti valmis, aga siiski ta on väga toetav, mõnus koht, kus olla. mulle nii meeldib siin olla. ja see oli minu jaoks varem nagu täiesti kättesaamatu unistus, mis on teoks saanud. meie suhe on läinud täiesti teisele tasandile, kuigi ja me oleme olnud kokku 30 aastat koos, mis on ime tänapäeval, et keegi on veel isegi nii noor on 30 aastat koos, et noh, vanemad põlvkonnad, seal on veel vaata sellised asjad natukene, et noh, me peame ikkagi koos olema, et meie hambad põlvkond ristis. jah, ja meie põlvkonnal nagu ei ole enam seda. aga me ikkagi oleme nagu noh, püsima jäänud ja isegi nagu uuele tasandile läinud, et mina tunnen, et meie suhe on sügavam kui üldse kunagi varem. nagu ja ma näen sind hoopis teistmoodi, sest ennem oli niimoodi, ma mõtlesin kogu aeg, et sa ei näe mind, noh, kui need nagu keerulised kohad olid, need hingepimedad ööd ja nii. ja siis mingi hetk ma sain aru, et oot-oot-oot-oot, ma ise ei näinud sind, ma ise ei andnud nagu sulle seda kohta, nagu seda mehe kohta. ja No eks ta oli no, vastastikune jaa, või udu selline. aga mina pidin iseenda sees tegema, sest et muidu ongi see, et me ootame, et teine teeb muutuse või et teine muutub või no mina teen ju kõik, aga näed, teine ei tule kaasa. aga ma mingi hetk oli niimoodi, et nagu, et okei, ma ei oota sinult seda muudatust. mina muutun, mina teen ise, mina teen selle otsuse, mina võtan sind nüüd vastu. ja minu jaoks reaalsus muutus. mina ei tea, mida sina tegid või siis mis kohast sina läbi läksid, aga mina tegin selle otsuse ja reaalsus tegelikult muutus. aga mul oli selleks vaja enne vaadata enda neid nagu mudeleid, enda kitsaskohti, miks ma ootasin mingeid asju, miks mina ise käitusin teatud viisil, miks ma ennast alla surusin ja sellised, noh, ühesõnaga see on nagu üsna niisugune nagu selline peenhäälestumine, noh, see ja niisugune omamoodi põnev protsess, kuidas need asjad siis nagu esile tulevad. ja mida sa siis teed ja mis hetkel sa need otsused teed, mis tegelikult selle transformatsiooni toovad. ja loomulikult ka nagu ütleme nii, et finantsmaailm on totaalselt midagi muud, sellepärast et kui sa oled lihtsalt mingi muusikakooli õpetaja ja sa üritad saada 800 euroga kuus, siis ükskõik, mis sellest juba on edasi, on väga suur samm edasi. aga minu mõte ongi see, et tegelikult on võimalik kõikides eluvaldkondades teha noh, väga suured muutused ja me olemegi seda teinud ja süsteemselt ja nüüd oleks hea võimalus meil need edasi anda. aga kuidas sina tunned, ma annan nüüd, ma olen nüüd nii palju järjest rääkinud, et kuidas sina tunned? No üpris sarnaselt. tundub, et me olemegi nagu noh, natuke sihuke kohati üks läheb ees, teine läheb ees justkui, aga ikkagi samal ajal nagu sünkroonis liikunud, et samamoodi väga suured muudatused oma tegemistes. No juba see, et ma teen mingeid sessioone teen nagu igapäevase tööna, tegelen inimeste alateadvusega iga jumala tööpäev, mis ma teen tegelen inimese alateadvusega, noh, see oleks nagu, kui sa ütlesid, viitasid 5 aastat tagasi, noh, 5 aastat tagasi poleks küll selle peale tulnud, et see võiks olla minu justkui järgmine karjäärivalik.
pigem ma olen liikunud kuskil turunduse suunal ja e-turunduse suunal ja võib-olla muusika suunal. Mhm. jah, aga mitte seda, et noh, et selline omamoodi kannapööre ja hästi rahuldust pakkuv ja selline huvitav töö ja hästi selline häälestav töö. et ja noh, loomulikult suhe täiega, noh, et aina rohkem nagu näen, et kõik need probleemid, mis meil omavahel on olnud partneritena, noh, põhimõtteliselt meil ei ole omavahel partnerid olnud, nii nagu sa enne ütlesidki, et noh, et noh, kui me võtame nagu just täna ühes sessioonis ka mitte isegi testisime nii-öelda numbritega, et, et noh, et kui on 100 probleemi näiteks või 100 konflikti partnerite vahel, siis noh, põhimõtteliselt mingi 98, 99% nendest konfliktidest ei olegi partnerite vahel. oota, mismoodi? meie ju tülitseme või meie ju solvame üksteise peale. jah, aga tegelikult see ei ole üldse partnerite vahel, mina võitlen, ma ei tea, oma emaga, sina oma ema või isaga. ühesõnaga, just nagu oleks mingid kujuteldavad inimesed ruumis, kellega mina pean dialoogi sinu suunal või kuidagi läbi sinu või sinuga koos ja ehk siis siis see ongi tegelikult selline, mudel räägib mudeliga jah, põhimõtteliselt. nagu mudeli räägib mudeliga ja inimesed lähevadki selle nagu dünaamika pealt sageli lahku. et nad ei teagi, et neil oli fantastiline suhe, nad olid liikumas suhtel uuele tasandile, neil oli avanemas uus sügavus. ja see tundus, see läheb ja ma tean seda kohta, see läheb nii intensiivseks, seal on niimoodi, et ma tahan siit välja, ma tahan vabaks, ma tahan seda, lõksus. ma olen lõksus jah, sest see on niimoodi, et need automaatreaktsioonid, need on nii intensiivsed ja nii vastik tunded, et noh, ja siis tundub, et kui ma siit välja saan, ma ei tea, siit sellest suhtest või sellest, ma ei ütle, et jumala eest, et kui võib-olla kellelgi on vaja suhe lõpetada, see ei ole nagu mingi üldine nõuanne sellest, me oleme ka rääkinud, et üldised nõuanded, nendega tuleb, see on niisugune libe tee. et iga tee on unikaalne, ma ei ütle, et keegi peab kokku jääma või suhtesse minema või mis iganes, aga ma kirjeldan enda kogemust, et siis minu kogemus, et ma pean siit välja saama, noh, et see on, lämmatab mind, minu partner ei mõista mind, pumm-pumm-pumm, kõik need jutud, on ju, kontrollib. kontrollib ja siis ja nüüd me oleme hommikust õhtuni ninapidi koos kodus, teeme tööd, on ju, teeme ettevõtet koos, teeme igasuguseid asju koos. noh, tegin varem ka koos igasuguseid asju, aga noh, nüüd veel intensiivsemalt nii-öelda. aga mul on tuttav see koht, kus partner on nii vastik, et noh, ära tule lähemale kui 2 meetrit, noh, mis tundub nagu nii superimelik, et kuidas saab nii olla, et sa naudid kellegi lähedust ja intiimsust, lähedust ja füüsilisi puudutusi ühel hetkel ja teisel hetkel on niimoodi, et noh, see on kõige vastikum asi nagu maailmas üldse nagu. nagu, mis siis see reaalsus on, mis siis nagu tõde on nagu, kus see tõde siis on, kas sellel hetkel, kui on vastik või sellel hetkel, kui on väga mõnus? noh, ma arvan, et ikkagi sellel hetkel, kui on väga mõnus, et sellel hetkel, kui vastik on, siis on midagi nagu paigast ära. ja noh, kõik need kogemused, mis on sessioonidest tulnud ja meie oma suhtest, elumuudatustest, vahetada elukohta, vahetada tööd, vahetada tasandit suhtes, liikuda uuele tasandile. noh, ma arvan, et seal on päris palju kogemusi, mida me tahaks, me mitte ei tahaks, vaid me tahamegi ja teemegi panna nagu mingisse sellisesse infovormi, nagu sa ütlesid, et see 7-kuuline kursus, mida me sügisel alustame, ongi meie kogemus, meie kogemus partneritena 30 aastat koos olles, meie kogemus, milliseid suhteetappe partnerid leidnud, meie kogemus rahaga, kogemus elu, töökoha vahetusega. projektide loomisega, uute ettevõtete ja loomisega, neid on ka. projektide loomisega, oma loomingu loomisega, oma loominguga nähtavale tulemisega. kõik need asjad, et me näeme, et just see, mis ma ütlesin, et need üldised soovitused võivad olla väga suured tarkused teatud hetkel. aga mida me ka näeme sessioonides ja enda reaalsuses ja iseendaga, me oleme igaüks unikaalsed. ja see tähendab, igaüks vajab oma unikaalset võtit või võtmekimpu oma võtmekimpu enda reaalsuse muudatuseks, et üldised soovitused võivad aidata, kui nad juhuslikult kattuvad inimese mudelitega. no sest on palju selliseid standardseid mudeleid ka, millega me enamus oleme kokku puutunud.
aga jah, et just see, mida sa enne ka ütlesid, et see nagu reaalsuse meisterlik juhtimine, see vajab nagu täpseid võtmeid, täpset lähenemist, väga nagu julgust. ma näen, et see nõuab nagu julgust, sellist sisemist julgust, kõik ei ole nii julged. ütleme, see kursus, ma tahaks öelda, et see on kõigile, sest see sobib nagu justkui kõigile, see on universaalne tarkus, universaalne armastus. aga tõenäoliselt ta ei ole kõigile. see on nendele, kes ütlevad, okei, ma olen nüüd valmis. kas siis tegema sellepärast, et päriselt muudatust ma oma olen elus. päriselt nüüd valmis vaatama, et no mis siin toimub, on ju, mis siin sees kuskil toimub. et mis siis iganes see inimest motiveerib, kas tema tervis või suhted või mingid muud asjad, aga et noh, tõenäoliselt inimese hing tunneb selle ära. ma olen ka nüüd valmis tegema mingi muudatuse, sest korraliku muudatuse või palju muudatusi, sest see, mis on olnud, ma olen nüüd valmis tunnistama, et see ei toimi. ja ma olen valmis hakkama juhtima ja roolima seda enda reaalsust selles suunas, et see toimiks, et see hakkab toimima. Mhm. ja seda me seal kursusel tegema hakkamegi, et siis süvakaardistamine, süvateadvustamine. jah, ja nagu peenhäälestamine, et et mis asi see peenhäälestamine on, et näiteks, et kui on Mm. viiul, siis viiulil on siin otsas on ju, viiulil on 4 keelt, otsas on nii-öelda need sellised tavalised häälestajad, mis on nagu noh, nupud suured keerad. häälestusnupud, jah. jah, et kõigepealt paned nagu põhilise siis keele nagu hääldajad enam-vähem, aga siis siin on tal siuksed pisikesed metallist siin ülevalpool ja nendega ta siis veel timmib seda nagu veel peenemaks, nagu et hästi Need täpne siuksed oleks see häälestus. mikrohäälestused, jah. Häälestus, jah, et ja mis siis juhtub, on see, et see hakkab kokku kõlama ilusasti. tekib harmoonia, tekib kooskõla, tekib erinevate helide koostöö ja noh, see on ka meie taotlus sellel kursusel. see kursus on sellest energiast kantud, et suureneb harmoonia ja harmoonia koostöös. Holograafiliselt igasugustel tasanditel. inimeste vahel, ma ei tea, sisuelundite vahel, ühesõnaga, mis tasandid, kus keegi tajub, et tal koostöö ja harmoonia on täna häälest ära, vajab häälestust, peenhäälestust, mhm. siis ütleme, ja mida ma veel tahaks öelda selle kursuse kohta, siis peame vaikselt hakkama otsi ka kokku tõmbama, muidu läheb meil pikaks see peegeldus, aga tõenäoliselt sobib hästi inimestele, kes juba on üht kui teist teinud enda energiaga tööd. Mhm. konstellatsioonidega tegelenud või mis, ühesõnaga mingit energiatööd teinud, kes on juba tuttav selle maailmaga, sest me lähme süvitsi ja kui see on esimene kokkupuude sellega, siis see võib algul natukene lüüa nagu hinge kinni, et kes on valmis nagu jagama, kes on juba jaganud, kes on julgenud jagada ja minna väga sügavale, et siis see on tõenäoliselt nendele hingedele. aga noh, selles mõttes see koht võib tekkida ikka, see selline, see tavaliselt me oleme juba näinud, mis iganes kursuseid me oleme teinud või isegi sessioonides või laagrites, et tuleb mingi hetk see vastupanu koht, mis toimubki tavaliselt vahetult enne transformatsiooni. Ja see on, et sellest on üksinda tihti nagu raske läbi minna, aga kui on grupp ja meie oleme nagu ka siis nii-öelda ruumihoidjad ja toetame kõiki nendest lakk-kohtadest läbiminemisel. Mm, et ja. need on need kohad, kus oleks nagu on nii hea, kui keegi on sul umbes kõrval, patsutab sulle siin piltlikult öeldes nii-öelda selja peale, et nagu, et see grupi toetuse kindlasti saab väga oluline olema Mm, igaühe jaoks, et kuigi igaüks nii-öelda siis loob endale oma võtmed oma nendele lukkudele ja põhimõtteliselt see kursus võib-olla aitabki inimestel saada seda oskust, kuidas neid võtmeid luua, sest et noh, isegi kursus saab läbi, elu läheb edasi, neid transformatsioonikohti tuleb terve elu, sest selleks me siin oleme, mm, aga, aga siis see tekitabki selle oskuse, kuidas endale luua uued võtmed, nii kui mul tuleb koht, ahah, okei, aga ma oskan ju ise luua selle võtme. et see on nagu see mm, mõte
ja meie missioon ja visioon ikkagi on see, et luua seda paradiisi maa peal, mis ei ole siis nii-öelda võib-olla niivõrd füüsiline, aga ta on nagu emotsionaalne, vaimne ja füüsiline ka. Kõik on ja ju omavahel no, seotud. aga jah, et kõik inimesed saavad tunda ennast tahaks öelda hästi, aga võib-olla no siis nagu väärtuslikuna, väekana, ja enesekindlana, et on enda elu vabadus luua juhtijana, enda ja elu enda elu juhti. juhtijana, Ja, et aktiveerib selle looja teadvuse, et ikkagi ma loon oma elu ja oma reaalsuse ja kõik sõltub minust. just, absoluutselt. jah, nii Aga et võtame kuidagi selle jutulõnga kokku. Holograafiline meister on siis see kursus ja kes on huvitatud äh, sellest, et häälestada enda teadvust liikuma selles suunas, et olla holograafiline meister, enda reaalsuse meister ja holograafiliselt teadvustada enda reaalsust ja juhtida holograafiliselt, siis ootame teid, ja, et koos ja, looma hakata ja koos edasi liikuda. ja kirjelduses on link selle kursuse veebilehele, et sealt saab täpsemat infot. Mm. Nii et nii et ootame teid ja kes tunneb kutset, siis järelikult oled sa üks selle grupi liige. just, nii Ja. et head tänud kuulamast ja vaatamast, Müstika Merlia ja peegeldused ja Järgmise korrani asu, asume teele holograafilise meisterlikkuse poole. ja Kõike head! kõike head.